No nii, tõeline purakas meile siia sügisesse Tallinna korteriturult. Teeme siis turu ülevaate september 2020. Ja asume kohe asja kallale sellepärast, et septembris tehti Tallinna korteriomanditega 844 tehingut. Seda on rohkem kui siin aasta tagasi septembris, kui oli megaaktiivne turg. No graafikult aasta algusega võrreldes ka näeme, me oleme tagasi megaaktiivsel turul, mis oli siin enne igasuguseid koroonasid asju. Turg on aktiivne, küll me peame seda tehingute arvu siin ka järgnevatel kuudel jälgima. No viimased 3 kuud siin kanalil oleme ka rääkinud, turg on stabiilne, liigume päris hästi. Aga kas me oleme tagasi päris müüjate turul, kus kõik nipsust müüb, ostjal ei jää aega mõeldagi? No tehinguid tehakse, turg on aktiivne, aga seal me päris veel ei ole. Keskmine ruutmeetri hind Tallinna korteriomanditel septembris 2150 eurot ruutmeeter. No siin graafikul me nii kõrgeid numbreid ei näe. Detsember 2019, tuletan teile meelde, 2158 eurot ruutmeeter. Kõigi aegade rekord. Nii et tuleb siis pärast seda suur kriis, mida mitte keegi ette ei osanud näha. Ja turgudel on, fuck it, lähme rekordite kallale. See 2150 eurot ruutmeeter on circa 10% rohkem, kui ta oli aasta tagasi septembris. Kuigi, kas reaalsuses ka hinnad on tõusnud? No jällegi, pigem mitte. Siin tehingute dünaamika äreval turul, kord tehakse rohkem uute majade, korteritega tehinguid, kord tehakse vanematega rohkem. Nii et see on siin hindasid pigem rohkem kõigutanud. No graafikult näeme, turg on aktiivne, keskmine ruutmeetri hind tahab siin rekordeid lüüa. Mis me sellest järeldada võime? No eks siin sügisesse kindlasti on kogunenud nõudlust, mis siin kevadel võib-olla enda ostuotsused siis pausile pani, aga ega inimeste soov enda elamistingimusi parandada, see ei ole ju muutunud. Kui sul on vaja liikuda suuremale pinnale, see ei ole ju selle ajaga lihtsalt muutunud. Nüüd vaatavad, kurat, ega hinnad väga ei lange, kindlustunne ka töökohtade suhtes nüüd natukene parem juba. Siis ongi, mingi hetk tehakse otsus ära, enda oma müüki, vaatavad uusi. Minu jaoks ainukene küsimus on praegu see, et just elukondlikus kinnisvaras tootlused on nii madalale aetud. Nüüd siin peab mingi muutus toimuma, kas siis üürihinnad tõusevad ka vaikselt järele või siis tuleb niivõrd palju üürikinnisvara paisatakse müüki, et see pojab sealt poolt surve. No, eks elame näeme. Igal juhul tänan, et vaatasid. Uus turuülevaade juba 6 aja pärast. Näeme jälle, seniks. Tšau!